No tere kõigile! Edastan nüüd mõningad uudised teile kõrva taha panemiseks. Projekt stardib siis, kui ühes riigis on vähemalt registreerunud 50 000 partnerit, kes on siis nõus töötama ja omale tulu teenima. Projektis töötamine toimub esmaspäevast reedeni 2 tundi päevas ja 10 tundi nädalas. Projektiga saavad liituda kõik üle 18 aasta inimesed. THV Global on hakanud aktiivselt meie ankeete läbi töötama ja nende ankeetide põhjal formuleeritakse meie demograafiline pilt. Ja siis selgub, kui palju on juba aktiivseid partnerid igas riigis ja sellest sõltub ka selle riigi avamine. Protsess on väga tõsine, toimub väga suur ettevalmistustöö riikide avamiseks. Esimesena avatakse kindlasti, on ka teada, et esimesena avatakse kindlasti USA, sest seal on kõige rohkem registreeritud partnereid ja kui teil on USAs tuttavaid sõpru, siis lihtsalt andke neile see registreerimise link, las registreerivad projekti ja kui USA avatakse, siis teile hakatakse maksma juba lisaboonust nende inimeste töö ees. Kui teil on mitu kontot registreeritud ühele nimele, siis arvestatakse ainult ühe kontoga, mis on ankeedi küsitluse läbi teinud, teised kontod lihtsalt blokeeritakse. Ei ole mõtet mitut kontot registreerida oma nimele, sest minu teada jooksis ka siit internetist läbi selline teade, et üks konto per inimene. Ja kui te olete juba registreerunud, siis on vaja täita veel selline demograafiline ankeet ja kuidas seda teha, näitan kohe. Aga tutvustan ka sellist pealehte praegu, kus on siis näha, et registreerunud on 603 575 inimest. Puudu on veel 4 396 423 inimest. Tunnis registreeritakse 1383 inimest ja komplekteeritud, ehk see tähendab seda, et ankeedid on täitnud 211 434 inimest. Ja logime siis oma kontorisse sisse. Nüüd oleme oma kabinetis ja et hakata täitma seda demograafilist vormi, valime siit vasakult Survey Center ja Demographic Survey. Mina olen selle vormi juba täitnud, aga ei ole hullu. Kui te ei oska inglise keelt, valige siit omale eesti keel ja vajutage siia. Ja alustate täitmisega. Ankeeti tuleb ausalt täita ja siin on nõutud esimene küsimus, kas oled mees või naine, vastate, panete väikese linnukese siia. Mis on sinu vanus? Vastate, valite siit välja teile sobiva vanuse, vastate. Teie rahvus, kes te siis olete, valge, must, aasialane, hispaanik ja nii edasi. Millised
milline on teie perekonnaseis? Vastate. Valite siit välja ja vastate. Milline on teie haridus? Vastate. Kui palju te aastas teie pere kokku teenib? Vastate. Kas te töötate või olete õpilane või olete pensionär või olete kodune? Vastate. Kus te elate? Korter, majas, ühe pere elamus, paarismajas ja nii edasi. Mitu inimest on teie majapidamises? Vastate. Kas teil on alla 18-aastased lapsi? Vastate. Kas te olete ingliskeelne või ei ole ingliskeelne? Vastate. Ja teie huvialad on siin. Panete siis linnukesed siia kõik, mis huvialad teil on ja valutada esita uuring. Ja nii lihtne see ongi. Kui te soovite ja siis tulevad teile tänu, thank you, täname teid, et te olete vastanud sellele küsimustele ja kui on midagi valesti läinud, siis vajutate click here, vahetate keelt ja parandate. Ütleme, kui see ankeet on ilusti täidetud, siis olete täieõiguslikud partnerid selles DHV Globalis ja soovingi teile siis edu, olge tähelepanelikud, nõudke oma sponsorilt, et teid lülitatakse DHV Global Estonia Facebooki gruppi, mis annab siis aktiivselt infot edasi ja kus saate ka kindlasti abi. Jälgime statistikat, jälgime uudiseid ning jääme ootama riikide avamist. Sellega soovin teile kõigile kena päeva ja kohtumiseni!